Kuidas sinu nädal läinud on? Minu nädal on läinud väga hästi. Piisavalt kiire, et ma hakkasin nüüd tagasi mõtlema kiiresti, siis see nädal ikka tõesti oleks niimoodi mööda, et see pilgutati, siis see sai järsku läbi. Hästi tegus nädalal on olnud, erinevatel rinnetel toimub nii palju asju. Tead, nagu ikka enne jaanipäeva on alati see süke eestlastel enne jaanipäeva rush, saada kõik projektid, kõik tähtajad, kõik asjad, no kõik tehtud enne seda pühade aega, sest siis hakkab suvi, siis kedagi ei ole enam, on ju. Nii et siis täpselt süke nädal ongi olnud, et teisipäeval hakkab jaanipäev ja siis on nagu nii et siis proovime kõik asjad purki saada enne seda. Et jah, aga tänu jumalale väga-väga hästi. Et tegus ja hea nädal on olnud. Kuidas sul nädal läks, Musi? Mul on olnud väga tegus nädal ka. On, jah? Mis sul siis toimub? Vabaõhuteenistus on nädala pärast. Ma olen nii närvis. Ma olen väga elevil ja põnevil, et mida jumal hakkab tegema. Aga ma olen ka väga närvis. Eriti, et mõelda, et kuidas... No kui sa korraldad kõike, sa lihtsalt nagu pead silma peal hoidma nagu sellel suurel pildil ja siis olema teadlik nagu ka väikestest detailidest ja minema süvitsi asjadesse. Ja siis ja seda kõik on väga palju. aga ma olen väga elevil, et need kõik tõesti, et see kõik, kõik sõnad on segamini. Täpselt siuke nädal ongi olnud. Reaalselt. Raske on nagu millegile muule väga mõelda või keskenduda ausalt öeldes, et tõesti need see on nii äge. See on nii äge, see kõik, see vabaõhujumalateenistused, see on mega äge. Ja tead, ma olen ausalt öeldes nii üllatunud, nii positiivselt üllatunud, et kui ägedad kristlased meil Eestimaal on. Kui ägedad on noored, kui ägedad on ägemad. Mis on tänane eesti keel lonkab mul. Kui ägedad on suured. Ja et kuidagi kõik tulevad nii kaasa sellega ja tulevad osalema ja see on nii lahe lihtsalt, et ma ei pea nagu midagi maha müüma või reklaamima, et keegi tuleks kaasa, vaid et inimesed ise tulevad, sest nad saavad aru, kui äge asi see on või et inimeste nagu südamed nii põlevad selle järgi, et läheks kuulutama, läheks teeks mingit evangeelset üritust vabas õhus, davai, let's go, nagu inimesed on nii valmis ja ma näen, kuidas mu nagu oma tiimiliikmed on ka, nad on nii tuld täis ja nagu, eks muidugi tekib natuke raskus ja tööd on nagu, niisama tööd on palju ja siis tuleb üritusega kaasnevad tööd, et palju asju on laual, aga see, millise tulisuse ja entusiasmiga inimesed tulevad ja korraldavad ja teevad ja see on nii äge lihtsalt, et ma olen täiega uhke oma tiimi üle ja ma olen nii õnnelik kõigi üle, kes tulevad kaasa nende üritustega. Täiega, need on, selles mõttes on nii äge olnud seda kõrvat vaadata, kuidas sa seda punti nagu juhid ja koos hoiad ja see on nagu olnud see on olnud hullult äge vaadata seda, kuidas kõik nagu, ja jumal ka vaata, nagu male laual liigutab õigeid inimesi õigel hetkel toob ja viib, et siis kuidas see nagu kõik kokku tuleb, on mega cool. Aga meenutuseks, kus kohas ja millal, mis teenistused üldse toimuvad? Jaa, 27. juuni Keelelaulu väljakul ja algusega kell 18.00 ja 11. juuli Mustamäe Männi pargis algusega kell 12.00. Näeme seal. Ja järgmine nädal podcasti osa meil niimoodi ei tule, nagu meie siin praegu istume, vaid tulebki järgmine laupäev, siis 27. juuni, kui meil on Keelelaulu väljakul Vabaõhujumalateenistus, tuleb otse ülekanne meie podcasti kanalile kell 6 õhtul. Nii et kes on kaugemal ja kes ei saa tulla, siis tulge vaadake meid läbi meie YouTube'i kanali vähemalt. Ja elage meile kaasa. Ja üks asi veel, me pole kunagi podcastiga küsinud mingisuguseid annetusi või raha, aga selle ürituse raames kulud on suured. Kui teil on paar eurot üle, võib-olla 5-10 eurot üle, siis ma jätan siia selle video alla lingi, panga info, et saate meie kogudusele üle kanda, pange selgituseks vabaõhuteenistused ja see kõik raha läheb ainult vabaõhujumalateenistuste katteks, et need üritused ellu viia ja et need Eesti rahvale tuua.
just, täpselt. Ja see on see ainus asi, millega me podcastis raha küsime, mitte millegi muuga pole kunagi küsinud. Ega ei küsi ka. Ja, no just täpselt, sellepärast, et selle teenistuste, seal on igast asja, inventari rent on põhiasi ja siis on elektrivarustatus, kõik süksed asjad, et see kõik paratamatult võtab oma osa aine, tehnika, täpselt. Et keegi mingit tööraha niikuinii siit ei võta. Ei, mitte midagi. et see on lihtsalt... Selle tasu me saame taevas ükskord. Täpselt, me otsime seda aaret, aga me saame seda aaret, me ootame taevast, aga me saame aru ka, et tehnika tarnijad ja andjad, nemad peavad ka kuskilt oma leiba teenima, nii et jumal õnnistagu kui neid. Aga millest me täna räägime? Tänane teema on meil siis, et mida Jumal meilt ootab? Väga huvitav küsimus. Aga see on siuke huvitav teema, sellepärast, et me tegelikult sündis ju sellest, et me hakkasime omavahel arutama ka õhtuti jalutamas käies selle üle, et Jumalal on ka vaata mingi teatud määral nagu ootus meie suhtes, ütleme, et üks asi on kuidas me näiteks väljaspool teeme teenistusi, kuidas me suhtleme teiste inimestega ja nii edasi. No Jeesus on ju meile jätnud ka väga selged juhised nende asjade jaoks, et tehke jüngreid, täitke minu käske ja enamus neid käske on seotud ka teiste inimeste kohtlemisega, või vähemalt suhestumisest teiste inimestega. Aga siis on ju täiesti teine dimensioon inimese ja Jumala vahelise suhtes, mis on nagu sinu ja Jumala vahelises suhtes. Väga tihti me mõtleme koguduslikus mõttes ka või räägime sellest, et ma palvetan, et kuulda Jumalalt, mida tema tahab mulle öelda ja ma panen ennast valmis Jumala jaoks ja nagu, need kõik on kuidagi nagu niisugused minakesksed või nagu selles mõttes, et nagu fookusega sellele, et mida mina saan, mida mina teen, mida mina aga mida Jumal ootab? Et kas me selle peale oleme nagu rääkinud, kas me oleme sellest nagu mõelnud nii palju või selle üle arutanud? Ja siis me sealt hakkasimegi arutama, et aga mida siis Jumal tegelikult ootab meilt? Just suhtes temaga. Mõtlekski, et proovikski arutakski nende asjad üle. Minu arust hästi huvitav asi, mida me nagu näeme hästi palju tegelikult Uues Testamendis eriti on see, et Pauluse kirjad erinevad nii Rooma kiri kui näiteks Korintlaste kiri kusjuures veel eriti ja siis on Thessalonike muud ka ja Filippuse kiri. Nii palju nende nagu ja tegelikult kõik teised ka, nende kõik nagu sisulised tegevused või õpetused on nagu pooleks. Osalt on see, kuidas sa peaksid suhtuma ja käituma ja talitama ennast Jumalaga ja Jumala küsimustega. Ja ülejäänud 50% on see, kuidas sa peaksid ennast koguduse kaaslastega, usklikega, näiteks alles usule tulnud inimestega, mis on need nagu talitusreeglid ja suhtlemisnormid ja suhtlemisreeglid üleüldse koguduse nagu vahelise nagu dünaamikaga ka tegelikult. Ja need on asjad, mida me nagu vahetavalt võib-olla näeme ja mõtleme, et et me loeme 1. Timoteuse 3 ja me teame, et see on see kvalifikatsioon vaimulikuks, aga see kehtib pastorile, et see nagu las olla, et minu jaoks on, me ei võta nagu seda enda elu peale nagu üle. Ja täpselt sama probleem võib tegelikult tekkida nende teiste nagu suhtlemisnõuete või kuidas ma ütlen, kavatsustega, mida Jumal tahab, et meil oleks teiste kristlaste suhtes ja ka teiste inimeste suhtes. Seega me lähme nagu pühapäeval, ma olen ise ennast näinud seda tegemas ka, me lähme kirikusse, me suhtleme Jumalaga, me räägime kristlastega, me võime oma kodus olla kristlased, aga siis väljaspool kristlaskonda me ei pruugi alati suhelda teiste inimestega kas sama väärikalt, sama hästi või samal viisil, nagu Piibel meil seda nõuab või ootab tegelikult. Ja me unustame ära, et me esindame Kristust tegelikult ka nendel momentidel veelgi rohkem kui kuskil mujal tegelikult, seepärast, et me oleme ilmanike inimeste seas väga tihti ja me tegelikult esindame Kristust, eks ole. Ja siis me nagu loeme Pauluse kirju ja me saame aru, et appikene, et me peaksime tegelikult olema ju see maailma valgus ka läbi nende suhete ja nende asjade ka. Ehk et see on naljakas, kuidas tegelikult ja apostlid nagu näitavad seda samamoodi, et Jumala sõna levib ju kuulmise kaudu. Nad läksid ja kuulutasid seda. Ja meil on see sama eesõigus. Me võib-olla oma igapäeva tööpostil ei mõtle seda, et nii, täna tulen tööle, hakkan saadan 4 kirja ära ja siis lähen ülemusele evangeeliumist rääkima jälle iga päev. Või siis ma ei tea, kui hästi see nagu töökoht sul säiliks, kui sa selliselt läheneksid, sõltub muidugi. Aga teistpidi, sest sa pead nagu seda normaalset töö stabiilsust ka hoidma ja ühiskonnas täitma oma normaalset positsiooni, mis sinult oodatakse ka. Ja see on ka minust täiesti kristlik lähenemine asjale. Aga teistpidi me ei saa ka sinna teise äärmusesse langeda, kus me unustame ära, et kas seal tööpostil ja seal ametikohal me tegelikult oleme need kristlased, kes peaksid olema seisma Jumala väärtuste eest, kajastama seda, mida Kristus meilt ootab ja suhtlema teiste inimestega viisil, mida Kristus meilt ootab, et me suhtleksime teiste inimestega. Et me ei võta vahel endaga kaasa seda, et Piibel õpetab meid tegelikult suhtlema teiste inimestega.
kõik see, mida Jumal on meisse vallanud, see armastus, see lahkus, see lootus, see teiste üles tõstmine, see lohutamine, kõik see on asjad, mida me peaksime tegelikult teistele inimestele edasi andma oma elust ka. Et need ei ole lihtsalt nagu asjad, mida sa enda sisse topid, vaid need on teenimisvahendid, millega sa teenid kogu maailma, terve enda elu vältel. Ja kui sa õpid neid asju nagu välja andma piibellikul viisil normaalselt, sellega sa saad olla suureks valguseks tervel maailmale. Jaa, ma olen väga nõus selle mõttega, see on väga hea mõte. Mu oma mentor kunagi õpetas mulle siis, kui me alustasime podcasti ja ta ütles, et sa hakkad teenimistöös lõhestuma siis, kui sa üritad olla rohkem kristlane teenimistöös, kui sa tegelikult tavaelus oled. Et kui sa üritad nagu kirikus või kas või podcasti tehes või jumala tööd tehes, et sa nagu teed ennast rohkem kristlaseks. Aga nagu tavaelus, kui sa lähed nagu teed oma pühapäevased teenimistöö asjad ära või oled kirikus ära ja siis esmaspäeval nagu lõpuks nüüd ma saan rockmuusikat kuulata, nüüd ma saan lõdvaks lasta siin, et su elu ei peaks olema tegelikult selline, et minu arust mu mentor lihtsalt tõi väga hästi selle esile, et su eesmärk on ju ikkagi see, et sa oled iga päev kristlane, mitte ainult pühapäeviti, vaid et see ongi sinu uus elu, mitte mingi mask, mis sa pähe paned ja teeskled võib-olla nende ees, kes teavad, et sa oled kristlane, vaid et see ongi sinu elu. Ja ma arvan, et siuke nagu lõhestumise moment, et on tegelikkuses suuresti selles, et kas esiteks sul on vale arusaam kristlusest, sul on vale arusaam Jumalast, sul on mingid hoiakud või mõttemustrid, mis peab saama lahti murtama. Et see, et sa oled kristlane, ei tähenda, et nüüd sa ei või rockmuusikat kuulata või et vaadata action-filme või tead, inimestel on väga huvitavad siuksed hoiakud kristluse osas vahepeal, et nüüd kui ma saan kristlaseks, nüüd mu elu peab olema täpselt selline, ja kuidagi oma elu või eluasjad nagu jäetakse täiesti kõrvale. Või siis teiseks on see, et miks sa tunned seda nagu lõhestumist, või miks sa tunned, et sa pead olema erinev või sa pead seda maski panema, on see, et sa flirdid ikka veel maailmaga. Et sa käitud lõhestunult, sest sa oled sees lõhestunud. Et sa flirdid maailmaga. Sul on mingi asi, millest sa ei ole nõus lahti laskma. On mingi asi, mida sa ikka nagu seda laibastunud vana mina nagu tassid kogu aeg kaasas. Et milleks lase lahti? Et sul on ees mingid asjad, millest sa ei ole nõus lahti laskma. Ja sa saad seda teha ainult siis, kui sa tuled Jumala juurde tegelikkuses. See ei tule siis, kui sa üritad ise pingutades sellest lahti saada, vaid et sa saad lahti, kui sa täidad ennast Jumalaga. Ja päriselt, see on see, kuidas me saame sõltuvustest lahti. See on see, kuidas me saame sellistest ahvatlustest ka lahti, et mida rohkem sa täidad ennast Jumalaga, seda vähem sind mingid asjad ahvatlevad. Täpselt kusjuures, sest see valgus on see, mis hoiab ära selle pimeduse ahvatluse. Su tahe muutub. Kui Jumal teeb tööd sinu sees, siis su tahe muutub. Ta nagu parandab, ta tervendab su tahet. Just, aga vaata, seda tahet ei saa, Jumal ei saa seda tahet muuta, kui sa ei esitle seda autentselt nii, nagu see on. Ehk et see tuleb tagasi täpselt selle juurde, et see muutus saab tõeline olla ainult siis, kui sina lähed Jumala ette tõeliselt päris sellega, mis sul nagu tegelikult on. Ehk siis, kui sa ei feigi seda kristlust, sa ei pane seda maski sinna ette. Ja minu arust see on nagu nii kaunis, sellepärast, et maailmas me näeme nagu nii palju teistmoodi. Mina olen ise kogenud küll maailma asjadega fake it till you make it, Ja nii palju, et okei, et ma lähen kuskile ülikool oli väga kogemus sellest, ma mõtlen bakas veel eriti, et ma astusin nagu Maita klassi, ma sain aru, et ma olen vaieldamatult üks rumalamaid inimesi seal, sest et nii on, et okei, et ma siis olen seal ja proovin hakkama saada, kuni äkki ma saangi hakkama. Lõpuks hakkas nii meeldima, et tahan veel ja tahtsin veel ja veel ja veel. Ja tuleb välja, et Maita hullult fänn, et teatud harudes vähemalt, et väga, väga meeldib see.
aga see jumalaga ei ole alati niimoodi, on ju, et sa ei pea midagi feikima, sa ei pea midagi võltsima. Ja ta ootab meilt, kuni me ise, vahetevahel, kui juures jumal ei kõnelegi meiega sellel põhjusel lausa, et ootab, millal me oleme nõus iseenda selle võltsingu maha panema. Ma olen iseenda elus kogenud seda, kui ma alguses jumala juurde tulin, 3 nädalat kuni 6 aega, ma proovisin kogu aeg mängida ülistust ja palvetada nii, nagu ma arvasin, et on õige. Et ma panin võtsin enda sisemise hoiaku kuidagi väga krampi ja siis mingi proovisin kuidagi punnitada, et midagi tuleks õigesti välja ja nii edasi ja jumalat üldse ei huvitanud. Ta oli ma ei kogenud midagi, ma ei saanud midagi, see oli lihtsalt mina üksinda proovimas mingit pingutamas tund aega niisama, on ju. Ja siis, kui ma olin pahane, frustreeritud ja vihane ja mõtlesin, et okei, aga mis see siis mul üldse ei vasta midagi, siis tahaksin rääkima. Siis ma sain, autentsus, nüüd ma saan aru, on ju. Aga maailm võib meil vahel nii katki teha seest, et me ei taha olla autentsed. Me võime nii haiget saada mingitest asjadest, et me ei julge ennast avada. Ma arvan, et Jumal on järgmine keegi, kes lihtsalt teeb meile haiget. See ongi see esimene samm tegelikult Jumala poole väga tihti on see usaldussamm, et me julgeme ennast avada talle ja avastada, et see on koht, kui sa seda julged teha, sind võetakse avasüli armastuses vastu, ilma et sulle haiget tehtaks. Ja see on muide ka üks kiriku minu kõige kurvemaid kohti, et kui meie teame seda armastust ja me kogeme seda armastust ja proovime seda nii võimalikult hästi edasi anda maailmale, kui me tahame, siis on olemas ka kirikukultuuris nii palju ajalugu ja halbu näiteid, kus inimesed on kinni mätsinud või valesti esindanud seda armastust, on ju. Et see Jumala armastus, mis inimesi ja patuseid inimesi ka vastu võtab avasüli, me peame seda õigesti esindama. Me peame seda õigel viisil inimeste eludesse kandma ka. Ja see on nii tohutult oluline tegelikult, et muidu me tõrgume inimesi Jumalast eemale ja pärast meie jääme süüdi selles ka veel, mis on seda ei taha, on ju. Nii et jaa, me mõistame, et Jumal tahab meid kasutada teiste inimestega suhtlemiseks ja me mõistame, et ta tahab, et me kannaksime seda valgust, mis tema sees on teiste inimeste jaoks. Nüüd aga meie enda elu puhul me proovime aru saada oma enda elu ja oma enda tegude ja kõikide asjadega ka, kuidas Jumal meiega suhtleb ja mida Jumal meilt endalt ootab ka. Ja üks viis, kuidas me seda teame, mida Jumal meilt ootab, on läbi tunnetamiste. Aga tunnetus on selline naljakas asi. Tunnetus võib olla ühtepidi väga hea, teistpidi see võib olla põhjatu mere lõpmatu sügavus. Et sa võid ennast tunnetada tunnetusmaailma kuskile kaugele tunnetama. Et see võib olla see võib olla kohati väga eksitav asi. Ja on olemas teatud piirid või raamid, mis peaksid meid aitama aru saama, kus kohas on meil õige tunnetus ja kus kohas meil ei ole, puudub mingi tunnetus. Ja ma arvaks, et see esimene oluline asi, mida siin välja tuua, on see, et me tunnetame asju Jumalaga siis õigesti, kui me teame, et me ei tee mööndusi tema õigluses ja standardis. Ehk et kui me elame oma elu temale väärilisel viisil, me oleme ausad nii temaga kui endaga kui teistega, me mõistame Jumala õiglust, Jumala armu, Jumala armastust ja kõiki neid asju ja me tarbime Jumala sõna. On see, mis ma tahaks öelda võib-olla siia otsa, aktiivselt. Siis me saame teada või siis me saame olla suhteliselt heas veendumuses selles, et see, mida me tunnetame või kogeme Jumala öelda kohta meie elu juures, võib olla õige või tõene. Et see ei ole midagi, mis on vale või kehv. Sest sa ütlesid enne alguses ka väga hästi, et Jumal kõneleb meiega väga erinevatel viisidel. Ja see kõnetus või tunnetus alati ei pruugigi olla see, et Jumal tuleb kohale oma vaimuga ja siis ütleb sulle midagi selget, et näed, et homme sa pead minema välja kollase jopega, midagi sellist, abstraktne näide. Aga see võib olla see, et sa käid täiesti regulaarselt oma päevas midagi mööda ja mingi asi torkab sulle silma. Ja sa ei saa veel võib-olla päris täpselt aru, miks, ja siis sa lihtsalt otsustad seda järgida. Sa tead, et midagi su sees ütleb, et mine sinna, tee seda, räägi temaga, ja siis kus iganes see väike teekond sind viib, see tuleb välja, et on täpselt see, mida sa otsisid või täpselt, mida sul vaja oli või see oli kasulik mingiks asjaks või mis iganes tegelikult sinu elu või teise inimese elu sellel hetkel üles ehitab või vajalik on.
et need tunnetused ja need juhtimised, kus Jumal tegelikult igapäeva elu meie niidikesi võib tõmmata, saavad toimida siis, kui me püsime nendes õigetes raamides, kus me oleme Jumala sõnas, me püsime osaduses Jumalaga ja me tegelikult ka mõistame Jumalat õigel viisil ja suhestume ja lähtume temale kui enda issandale. Siis ta saab meie elu juhtida. Nii suurtes detailides kui väikes detailides, ilma et see muutuks ükseks naljakaks skitsofreeniliseks, kas ma ikka tohin võileiba hommikusöögiks süüa tüüpi tunnetamiseks, on ju. Sest see peab olema selline balansseeritud ja hea nagu elu. Et meil peab ikkagi oma normaalsus ka säilima, täpselt nagu me rääkisime sellest autentsusest. Ma olen kuidagi õppinud, et isegi valesti tunnetamine on parem kui üldse mitte tunnetamine, kui see, et sa paned selle kraani täiesti kinni. Et vahepeal me mõistamegi asju valesti. Ja siis, kui sa oled alandliku südamega, siis Jumal korrigeerib seda. Ja niimoodi sa tegelikult õpidki ja niimoodi sa kasvad Jumalas ja sa õpid Jumala häält kuulma paremini ja paremini. Et see on väga hämmastav teekond tegelikult, millesse Jumal sind tõmbab koos temaga ja see puhastusprotsess ja see nagu see töö sinu sees, mis saab ükskord lõpule viidud, millest Piibel meile räägib, et see puhastusprotsess, see osadus Jumalaga, see on midagi nii erilist ja ägedat. Ja ma arvan, et see näeb iga inimese jaoks nii erinev välja ka. Just. Ja ma mäletan, et ma kunagi palusin Jumala käest, et Jumal, et siis kui ma sain päästetud, siis see oli minu jaoks nii eriline kogemus ja kui ma sain sõltuvustest lahti ja ma mäletan, et kui ma alustasin teenimistööd, et siis ma palusin Jumala käest, et Jumal, et ma ei vaja sinu käest enam, nagu kui terve elu ma ei kuule mitte ühtegi sinu kõnetust või ma ei tunneta sind rohkem, et siis see on täiesti okei, Jumal, et mul ei ole vaja seda, ma usun sind. Ilma selleta ka, ma usun, et sina oled minu elu päästja, ma usun, et sa oled Jumal kõige võimsam aga kui sa saaks ainult ühe asja teha, et siis need inimesed, kellele ma olen rääkinud sinust, et nad tuleks tagasi ja ütleks, et nad tõesti said päästetud, et nad tõesti leidsid sinu, et seda ma palun sinu käest, Jumal. Nii äge, et Jumal otsustas, et ei, mitte ainult seda, et inimesed tulevad tagasi ütlevad, et nad tõesti on leidnud Jumala, vaid et sa saad ka kuhjaga tunnetust ja kogemist, Jumala kogemist ja neid erilisi selliseid hetki Jumalaga. Et meil on vaja neid tunnetusmomente Jumalaga. Ma täiesti nõus. Ja tead, mul on tunne, et võtta isegi tegelikult, vist enne ütlesin ka, et naljakas on, et kui sa nagu küsid Jumalalt tunnetust, et mis võileiba, kas võileiba ikka tohib süüa, jah, okei, võib-olla see nagu igal kristlasele, seda ei saa nagu võib-olla niimoodi, tegelikult võib-olla isegi saab, võib-olla igale kristlasele see päris niimoodi välja ei näe, jah, et ta küsib Jumalalt sükst asja hommikuti, aga meil on perioode, kus me oleme Jumalale lähemal, kus me küsimegi natuke asju rohkem ja teistpidi see täiesti okei olla haavatav ja siiras Jumala ees erinevate asjadega. Vastupidi, Jumal tegelikult ootabki, et me seda oleksime. Ja vahetevahel me oma enda kõrkuses lähme sinna kohta, kus me arvame, et me ei pea enam olema haavatavad või mina saan nüüd ise hakkama, Jumal, on ju. Ja siis teistpidi, see on see nagu teine äärmus tegelikult sellest samast asjast, sest siis me paneme ennast nii kinni, et me ehitame ise ennast nii pühaks ja siis me saame aru, et seal ei ole enam haavatavust ja autentsust ja Jumalaga nagu enam midagi teha. Just kui, ja siin niimoodi see jõuad väga hästi näiteks variserlusesse, seepärast, et sa tead täpselt, mis on õige, saab isegi pead kinni kõigest sellest, mis on õige, aga see elu seal sees ei ole enam päris see siiras, armas asi, mis Jumal tegelikult ootab meilt, on ju. See lapse usk, mida Jeesus meilt tegelikult ootab, on ju. Ja kui see lapse usk vahetevahel näeb lapsike välja, mis siis? Ma arvan, et Jumal näeb tegelikult, hindab rohkem seda siirast lapse usku ja kerget lapsikut väljanägemist, kui et ülipühalt kokku ehitatud traditsiooni või sellist fassaadi, mis talle tegelikult, tal ei ole seal midagi teha lihtsalt. Vaatab seda, lahe on ju, aga meie lapsega, meie enda lapsega täpselt samamoodi mõtle sellest kui lapse vanemana, on ju. Kui meie tütar toob midagi ägedat sulle kätte, see on äge asi, on ju. Aga kui ta siira südamega tuleb sinu juurde, sa näed seda, see on hoopis teine asi. Ja ma arvan, et Jumal suhtub meisse täpselt samamoodi. Et me peame seda vahetevahel me lihtsalt mõnikord ma vaatan ise enda elu tagasi, mõtlen, et ma olin nii lapsik tollel, ma olin nii
ma olin nii ebaküps mingitel usuhetkedel ja siis mõtled tagasi mingitele asjadele, on ju. Aga see ongi okei tegelikult mõelda tagasi, sest et nendes asjades Jumal ju kasvatas meid. Enam ma ei ole ju ebaküps nendes asjades, Jumal kasvatas mind üles nendes asjades. Ja see on hästi ja Paulus isegi tegelikult hoiatab meid ka ju selle sama asja eest, et me ei oleks komistuskiviks teistele kristlastele, eriti nendele, kes on usus uued, sellega, et me proovime nendele kõik nagu, no et me ei oleks nendele komistuskiviks ühesõnaga, et me proovime kuidagi neid maha tõmmata nende usu pärast või nende siiruse pärast. Vaid vastupidi, me läksime positiivsed teejuhid igas asjas. Et vot siuke asi, tunnetamise kohta päris siuke huvitav kompott on ju. Aga ma nõustun. Yeah. Ja me peame hoidma seda nagu tunnetuse radarit väga puhtana tegelikkuses, et me nagu tajuks asju ka vaimulikult, et me saaks aru, kui me oleme mingi hetk rünnakul, et kas need asjad, kus ma hetkel olen, kas need on sellest, et ma olen magamata, ma olen söömata või ma olen päriselt vaimuliku rünnaku all. Et sa oskaks eristada neid asju ja ka seda, et nagu kuidas Jumal sind kõnetab, et mida Jumal sulle ütleb, et kui sa oled kuidagi sellise ebastabiilse koha peal või käid mingitest asjadest läbi, et või elad näiteks patus, on ju, et sul on väga raske usaldada seda tunnetust, mis sa said. Just. Aga kui sa tead, et sa elad puhast elu, et sul on alandlik süda Jumala ees. Ja ma ütlen siin puhta elu all, ma ei mõtle, et nagu nüüd me suudaks täiuslikult elada. Yeah. Meie täiuslikkus väljendub ainult läbi selle, et Jeesus Kristus särab läbi meie ja Jeesus on täiuslik. Siis sa saad usaldada seda, kui sa tead, et sa oled alandliku südamega. Just. Sa saad usaldada seda tunnetust, mis sa saad. Jaa. Aga mõistes nüüd natukene tunnetamist ja tunnetusi ja teadeski seda, et see teine äärmus on üldse mitte tunnetamine, ehk siis lihtsalt siuke kohusetundliku kirjatund ja kõrb, kus me ehitame üles nii-öelda enda pühalikkust ja siukest võib-olla iseenda pühalikkust, mitte ei keskendu Jeesuse pühalikkusele, siis ma tahaks tegelikult puudutada ühte kolmandat teemat, mis on see, et kui me teame, et meil on see raamistik õige, kui me teame, et me tunnetame Jumalat õigesti, mõistame, mida me tegema peame või me saame natuke paremini aru, mida tema meilt ootab igapäevaelus näiteks või ka laiemas pildis või kuidas iganes, siis tekib siuke naljakas nähtus meie elu peale, mille nimi on võidmine. Sest et siis, mis asi tegelikult on üldse võidmine? Mulle väga meeldis, et meie koguduse pastor Mart defineeris võidmist niimoodi. Võidmine on see, kus mingi inimese ameti või tegevuse jooksul see asi jookseb nii normaalselt või tavapäraselt, et see justkui peakski niimoodi olema. Kõik läheb nii sujuvalt ja nii hästi ja nii edukalt, et keegi isegi ei hakka kahtlema, et selles oleks midagi imelikku või teistmoodi. No näiteks, loomulikult see mees ehitab oma kätega 20 maja valmis. No see on täiesti normaalne, see on ju Jaanus, ta ehitabki maju, täitsa okei. Aga keegi ei tea, et tema peal on tegelikult Jumala võidmine, et neid asju teha täpselt niipidi. Ja Jaanus selle keskel istub ja tänab Jumalat ja ütleb, et kiitus Jeesusele ja ta teab, et tema oskus 20 maja ehitada oma kätega tuleb Jumalalt. Ja järgmine mees tuleb ülistab, just kohale võtab pilli välja, tõmbab ühe akordi, Jumala vaim on niimoodi kohal, et kõik on pikali ja täiesti uskumata, on ju. Aga kõrvalt vaatab, mõtled, jaa, muidugi, tema on ju see võitud mees, tema tulebki gitarriga ja kõigega, et tema peal on see Jumala võitmine. No nendes olukordades muidugi me näeme seda Jumala võitmist nagu selgesti, kui on sellised vaimulikud momendid nagu jutlustamine, ülistamine ja edasi. Aga ka igapäeva ametites asjades. Jumala võitmine saadab Jumala rahvast, Jumala inimesi kaasas ja olukorrad ja situatsioonid lahenevad tegelikult täiesti üleloomulikult ja viisidel, mis ei ole üldse normaalsed. Mina olen enda töös näiteks seda näinud, et hästi palju on Jumal mulle avanud uksi, vestlusi, kontakte inimestega, mida mina ei pea üldse, mida ma tegelikult ütlen ausalt, pean täiesti võimatuks. Ja ometigi ma olen kaasatud mingitesse asjadesse, kus ma vahetevahel istun maha, hoian peast kinni, mõtlen, et aga kuidas? Ja kõik on nagu mingid, muidugi Naatan on selle projektiga kaasas, või muidugi ta räägib selle seltskonnaga, või muidugi ta teeb seal neid asju, et teame küll, et ta on ju see vend, kes asjatab nende asjadega, muidugi ta teeb neid asju. Ja ma saan aru, et see ei ole mina.
ja see ei ole minu mingi särav isiksus või minu mingisugune, mis iganes karisma, mis mind nii kaugele kuskil asjadesse viis. See oli Jumala enda avatud uks ja Jumala võidmine, mis mingitel hetkedel otsustas minu kasuks mind soosida mingite inimeste silmes. Ja see ongi see, mida Jumal tegelikult meie elus absoluutselt teeb, on see, et ta avab meile mingeid võimalusi, mingeid oskusi, mingeid võimekusi, ta võiab meid tegema mingeid asju. Ja see on uskumatu, mis viisidel me õpime Jumalaga koos maailma ehitama ja teenima, teisi inimesi teenima, tänu sellele, läbi selle võitmise. See on hämmastav, see on täiesti hämmastav. Ja sa näed su enda silme all, kuidas maailm muutub. Mitte sellepärast, et maailm muutub selle keskkonna keskel, mis sina oled, sellepärast, et sina oled seal ja Jumala vaim on sinu sees. Mitte sellepärast, et sina oled ilgelt lahe inimene, aga Jumala vaim su sees tuleb kohale, ja kõik näeb teistmoodi. Ja see on lihtsalt cool. See on ülilahe viis, kuidas elada. Sellepärast, et sa muutud, ma ütlen ausalt, see tekitab sõltuvust. Sa näed seda, kuidas Jumal muudab asju ja maailma ja sa tahad seda veel näha. Ja see on nii lihtsalt äge. See on nii õige tegelikult, sest et ma olen mõelnud seda näiteks podcastiga, et sa võid tulla podcasti ja rääkida nii ägedat juttu, nii karismaatiliselt, nii kaunite sõnadega, aga ja see võib kõditada inimeste kõrvu, aga mitte ühegi inimese elu ei muutu. Ja siis sa võid tulla siia, olla väsinud, kuidagi koperdada oma sõnade otsa ja rääkida lihtlausetes ja kui Jumala vägi on seal taga, siis inimeste elud muutuvad. Ja see on täiesti hämmastav tegelikkuses, on ju? Täiega, 100% jaa, just täpselt. Ja see autentne Jumala ligiolu on tegelikult see, mis päriselt kõnetab ja tõstab üles. Jah, täpselt. Ja see läheb tagasi jälle selle siiruse juurde muide. Jah. Väga huvitaval komme, see läheb tagasi sinna. Ja siis tuleb Jumala vaim niimoodi esile. Väga äge. Mul tuli meelde Vanast testamendist tulnud lahe näide. Taavet võidis ka kui Jumala esindaja ja kuningas. Tema ju võidis oma poega Saalomoni olema järgmine Iisraeli kuningas, esimese kuningate raamatus me näeme seda. Ja Saalomon oli vaieldamatult Iisraeli kõige edukam kuningas. Ja ta võidmine nägi ju, vaata, ja kuidas me seda teame, oli see, et kõik teiste regioonide kuningad läksid Saalomoni juurde uurima, miks ta on nii edukas ja äge. Ja siis tõid talle kogu aeg kinke ja kulda ja kõike juurde, mis tegid teda omakorda võimsamaks ja suuremaks, mis siis tõi veel rohkem tähelepanu, mis siis tõi veel rohkem võidmist. Ja see on nagu tsükkel, nagu kerid kogu aeg üles ja veel suuremaks ja suuremaks. Lihtsalt sellepärast, et Jumala võidmine oli tema peal. Saalomon lihtsalt, mis ta oli? Ta oli Jumalaga koos. Ta oli Taaveti poeg, ta oli õigest soost, aga ta palus Jumalalt tarkust. Ja ta sai seda tarkust. Seal lõpuks kahjuks see lugu, me teame, kuidas läks, aga see, kuidas see algas, kuidas mitte Jumala rahvas tundis ära selle, et siin on nüüd midagi vägevat ja ägedat ja selle inimese juurde peab minema. See on see, kuidas Jumal tegelikult kannab oma võidmist ka, on see, et ilmalikud inimesed vaatavad peale mõtlevad, see löö ennaga midagi teistmoodi. Lähme vaatame, mis toimub nagu. Ja siis sa saad aru, ja siis sul on tegelikult avaneb see võimalus. Öelda, et kuulge, et teistmoodi on tegelikult sellepärast, et Jumal on minu. Ja siis hakkad evangeeliumi kuulata. Ja siis langevad müürid ja siis inimesed tulevad päästele. Ja see oligi see, mida Paulus tegi, see oligi see, mida apostlid tegid. Ja see on ka see, millesse meid on kutsutud täpselt. Nii et lõppude lõpuks jah, mida Jumal siis meilt ootab? Autentset kontakti temaga, siirust ja tema võidmise kandmist, tema vaimu kandmist. Arvad, need on need asjad, mida Jumal tegelikult meilt ootab ka. Amen. Aga selliste mõtetega me tänase osa lõpetamegi. Aitäh teile, kallid kuulajad ja vaatajad. Pidage meeles, järgmine laupäev 27. juuni kell 18-21 on siis live ülekanne meie YouTube'i kanalis vabaõhuteenistusest Keila lauluväljakul, kes kohale ei saa tulla. Kindlasti vaadake livestreami. Kui te aga saate, palun väga, olete igati oodatud tulema, see on tasuta üritus, keegi mingit asja ei küsi teilt. Teil on võimalus tulla osa saada evangeeliumi kuulutamisest ja olla ka ise need, kes kuulutavad evangeeliumit mööduvatele inimestele ja seal olevatele inimestele.
ja tulge ka oma kogu perega, sest tegevusi toimub ka lastele. Täpselt nii. Ja näeme juba seal.